Ei saa küsimust aru. Ei tea. Ei tea. Emad. Emad. Inimene. Emad. Inimene. Inimene. Ema. Klassiõde. Õpetaja. Ema. Näiteks treener. Sinu õde. Naissoost inimene. Naissoost inimene. Naissoost inimene. Ilus. Naine. Imetajast emane. Naine. Imetajast emane. Õde. Vanaema. Ema. Pika juustega. Närviline. Ilus. Pikad juustega. Ta on armas ja ta on ema. Ilus. Kena. Ilus. Ilus. Kena. Tal on pikad juuksed ja kleiti kannab ja kingad ja inimene. Ilus. Iseloomulik. On endas kindel. Nad on väga ilusad ja hoolitsevad teiste eest siis, kui nad saavad haiget. Nad on toredad ja ilusad. Mõned on natukene kurjad siis, kui on midagi halvasti teed ja siis nad on väga ilusad. Vahepeal jätavad sind üksi koju või siis ja siis Ilus, kena. Ilus. Armas. kena. Ma ei tea. Enamasti pikkade juustega. Kena. Kena. Lühike. Ilus. Tark. No tervist! Naistepäev on nüüd kätte jõudnud ja me mõtlesime, et me esitame teile ühe loo. Aga enne seda ma tegin väikse küsitluse ka. Ma küsisin 10 poisilt ja 10 tüdrukult, kes on naine. Ja tuli paar ilusat, paar natukene oledamat vastust. Ma loen teile paar ilusamat ette. Anonüümsed. Naine on inimese maaletooja, inimese üleskasvataja. Naine on inimene isegi, kellega tuleb arvestada. Naist ei tohi alahinnata, väärõigustada. Naine on inimene, kelle järgi mehed jooksevad alatasa ja kui ei jookse, siis imetlevad kaugelt. Naine on keegi, kes on õppinud nägema pilti endast kaugemale, hoolitseja, manitseja. Naine hoiab pere koos, ükskõik milline see perega poleks. Naine on midagi väga keerulist, kuid samas ka midagi väga lihtsat. Need olid sellised paar natuke ilusamat ja huvitavamat lauset või ütlemist minu arust. Aga kuna naistepäev, me mõtlesime, me esitame teile ka sellise väikse muusikalise pala, et oleks meloodia kõrgus ja viis peas. Can't feel no
naistepäeva. head naistepäeva. Palun.